ei kasutanud seda sõna otseselt mitte kunagi, ainult viitas sellele. Esimene jutustus, mille pealkirjas sisaldub sõna fuck, on Kurt Vonnegути The Big Space Fuck aastast 1972. Noh, midagi ei ole. Mida persse mu nägu siia puudunud? Ei no ma lihtsalt vaatasin, et sa oled väga kena tüdruk, aga nii kui suu lahti teed, muutub su kena näol sama rõvedaks kui su sõna. Värdes. Hästi mäletan. Keskmist sõrme hakati näitama juba 2500 aastat tagasi. Vanarooma ürikutes nimetati seda digitusin puudikus ehk häbematu sõrm. Eesmärgiks oli teise alandamine. Kuule tüdruk, miks sa nii tige oled? Kas sina siis ei tea seda, et närvitsemine kahjustab sinu ajurakke? Oi, sina oled seda arvutamise pärast, jah? Mulle käib üle räägidega. Oi, me rohku suga tüdrukul on loogilist mõtlemist. Keripers. Kuule, kas sa pole mõelnud maha jätta? Maha jätta? Keda? Pigem mida? Kahtlemaks või? Jobi. Teate, mina näiteks jätsin. Ükskord ma läksin bussipeatusesse ja seal istusid tüdrukud. Noh, sellised ilusad. Ja mõtlesin, et lähen lähemale. Tahtsin tüdrukud mulle ka tähelepanu pöörata. Ma oma arvust ka siuke kena inimene. Aga teate, kui ma siis neile lähemale jõudes kuulsin, kuidas nad omavahel rääkisid. Teate, üks südavuse pahast. Päriselt seda oli rõve kuulata. Kusjuures kõik suuelud olid mitmekordselt ära mainitud. Aga teate, nende teksti kuuldes ma hakkasin paratamatult mõtlema ise ka rakendada. Ja kui minu kõnepruugi peaks peab kuulma mulle arvates inimene, siis vaatama ta väga meeldiks. Issand jumal, miks mõeldi välja tunnirahu klassi? Selle asemel võiks hoopis koju saada. Tunnirahu klassid on mõeldud õpilastele, kes segavad kaasõpilaste ja õpetaja tööd. Õpetajad on täigane häbiräiged. Nii kui vähegi midagi teeb, saadetakse kohe tunnirahusse. Õpetajad on lihtsalt stressis. Stressis! Meie peaksime stressis olema. Stress on viha pingeseisund füüsilise või psüühilise ülekoormuse korral. Aga pange ennast näiteks siseõpetaja rolli. Mõelge, et te peaksite minema iga jumala päev sellesse samasse kooli, neid sama õpilasi õpetama. Aga mis juhtuks, kui klassis oleksid tunnirahu rikkujad? Nagu näiteks ropendajad, itsitajad, laamendajad. Mida teie nendega teeksite? Mina oleksin hea kelle peale tappa! Füüsiliselt karistada ei tohi! Mina saadaks õpilased lihtsalt peeglisse. Õpetajad ei tohi kasutada ka ebatsensuurseid väljendeid. Mina hakkaks streikima. Streik, 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 streik! Streik on ajutine kollektiivne töökatkestus oma nõudmiste saabuseks. Streik, 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 streik! Nüüd on siiamaani sellest streigist juba. Kas teile ka mingid tehed? Aga kas keegi teab, mida me nendega tegema peame või? Kuulge, mis lehtedest räägite? Tulge näidake mulle ka oma lehti. Kõik on sinu kätes. Tarkus tuleb tasapisi. Lindude toitumine. Aega on. Meisteri õppimine. Õnnelik kana. Kuidas see kana õnnelik oli? Igas inimeses käib võitlus, mis sarnaneb kahe hundi võitlusega. Üks hunt sümboliseerib headust, nagu armastus, lootus, truudus. Teine hunt aga sümboliseerib kurjust, nagu viha, kadedus, pahatahtlikkus. Aga õpetaja, kumb hunt siis lõpuks võidab? Alati võidab see hunt, keda sa toidad. Õpetaja, ma ei
kohustusliitsumeni, et õiguseks igal juhul tema. Meister ei heitnud aga õpilase poole pilkugi ja vastas nukkalt. kõik on sinu enda kätes. õpetaja, minu elu on väga raske. Inimesed torivad ja solvavad mind. Ma olen kogu aeg pidev pahane. Mida ma tegema peaks? iga kord, kui sa solvud, mine ja löö üks nael seina sisse. õpetaja, mida teha, et saada targaks? Mine õue ja seisa seal mõnda aega. vihma käes. just nii. auväärt õpetaja, minu elu on muutunud nii kergeks ja rõõmsaks. aga mul pole enam maani. mida ma nüüd teen? nüüd mine ja tõmba need naelad seinast välja ja too mulle. aga mida teha aukudega, mis pärast alati seinast välja tõmbamist siin alles jäävad? vot, nende aukudega tuleb sul elada kogu elu. ma seisin seal, mis nüüd edasi? kui sa seal õues seisid, kas avastasid midagi? mis avastus, ma mõtlesin, et näen välja nagu täielikult loll. see on tähtis avastus. see on tarkuse algus. sa oled õigel teel. kui sa oled avastanud, et sa oled loll, siis muutused sinust paremaks. õpetaja, kas vastab tõele, et õnn ei peitu rahas? see on täiesti õige ja tõestada on seda väga lihtne, raha eest saab osta voodi. aga mitte und, Raha eest saab osta toitu. kuid mitte isu, raha eest saab osta ravimeid. aga mitte tervist, raha eest saab osta teenijaid. kuid mitte sõpru. raha eest võib osta naisi, vot, aga mitte armastus, raha eest saab osta maja. kuid mitte kodu, raha eest saab osta meelelahutust. aga mitte rõõmu, raha eest võib osta haridus. aga mitte mõistust. kord tungis varas kanalasse ja varases kana. põgenedes ajas ta lambi ümber ja kanal osutus põlema. kana vaatas tagasi. näes tulekahju, mõtles ta. see mees päästis mu elu. kui varast hoitis teda nisu ja leivaga, mõtles kana. see mees hoolitseb minu eest. kui varas rändis linnast linna ja peitis teda põues, mõtles kana. see mees armastab mind. kui varast eritas mugav, mõtles kana. vaesed